Head konverentsil osalejad! Elamumajandus on väga oluline valdkond nii Eestis kui Euroopas ja selle tähtsus kasvab. Inimesed soovivad aina enam läbimõeldud, keskkonda sobivaid, säästlikke, aga samas mugavaid elutingimusi. Panustades kaasaegsetesse lahendustesse, mõeldes erinevate sotsiaalsete huvigruppide peale ning arvestades ka kultuuriliste tavadega, tagame elukeskkonna, mis pakub rõõmu paljudele põlvedele. Seega on kõigil, kes tegelevad elamumajandusega, alates poliitikate kujundamisest, projekteerimisest, ehitamisest, kuni korteriühistute ja kinnisvara arendajateni välja, kanda ühiskonnas suur roll ja vastutus. Üle Euroopa kehtestatakse peagi A-energiaklassi ehitusnõuded ning see seab nii koduomanikke kui ka ehitussektorit laiemalt uute väljakutsete ette. Kuid usun, et just sellised väljakutsed annavad tõuke modernsete lahenduste väljatöötamiseks ning selle tulemusena kerkivad hooned, mis on energiatõhusad, nutikad ja samas sellised, kus on mõnus elada ja töötada. Uued ehitusnõuded hakkavad tavaliselt kehtima uutele ehitistele, kuid ära ei saa unustada ka juba olemasolevaid hooneid, mis pärinevad aastakümnete ja isegi sadade tagant. Ka nende majade asukad peavad saama elada kaasaegses ja mugavas kodus, mis on keskkonna ja rahakotisõbralik. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine amortiseerunud elamutes on ehk suuremgi väljakutse kui päris uute majade ehitamine. Energiatõhusate ning nutikate majade planeerimises, projekteerimises ja ehitamises saame aga kõik üksteisele toeks olla ja parimaid praktikaid ning teadmisi jagada. Eestiski panustame järjest enam sellesse, et välja töötada tipptehnoloogilisi lahendusi ja rajada näidismaju, mille ehitamisel teevad koostööd meie teadlased ja ehitussektori esindajad. Selleks, et ehitussektor suudaks pakkuda nutikaid ja samas soodsaid lahendusi, olla konkurentsivõimeline ja atraktiivne ka noortele, peab ta järjest enam automatiseeruma ja digitaliseerima. Nii on Eesti valitsus seadnud digitaliseerimise üheks prioriteettegevuseks ehitussektoris, mille tulemusena tahame näha, et Eesti ehitussektori tootlikkus vähemalt kahekordistub. Kuigi riigi e-lahenduste vallas on Eesti esimeste hulgas, siis e-ehitusvaldkonnas astume alles esimesi samme. Usun, et tänane konverentski on meile suurepärane võimalus saada kontakte ning kogemusi selle valdkonna tegijatelt. Vastu saame pakkuda kogemusi riigi ja ühiskonna digitaliseerimisest. Meil on e-residentsus, riigipilv, XD ja lugematul arvul avalikke e-teenuseid. Viimase 25 aasta jooksul on Eesti teinud läbi olulise arengu. Muutunud on nii majandus kui ka elukeskkond. Välja on kujunenud tõmbekeskused, kus inimesed soovivad elada ja töötada ning paratamatult on üle Eesti piirkondi, kus on toimunud rahvastiku väljaränne. Selle tulemusena on jäänud osad eluruumid tühjaks ning muutunud kasutuskõlbmatuks. Samas on palju piirkondi, kus vaatamata nõudluse olemasolule uusi korterelamuid ei rajata. Turuhind jääb paraku ehitushinnale alla. Samuti tuleb riiklikku elamumajandust arendades silmas pidada, et elamisväärseid elupindasid jaguks ka rahalistes raskustes või vähekindlustatud elanikkonnagruppidele. Tegemist on niisiis mitmeid poliitikaid hõlmavate väljakutsetega, mis vajavad kompleksseid lahendusi, uute poliitikate väljatöötamisi ja head avalikku ning erasektori koostööd. Paljude riikide, sealhulgas Eesti elamufondi jätkusuutlikkuse kontekstis, on suurimaks probleemiks olnud valdkonna alarahastus, võrrelduna näiteks põllumajandusprogrammidele eraldatud rahaliste vahendite mahuga. Seetõttu hindan kõrgelt tänase konverentsi korraldajaid ja kõikide elamuvaldkonna huvigruppide panust elamumajanduse arendamisse.
ning jagan seisukohta, et valdkonna toetamine peab olema stabiilne ning tulevikku vaatav. Targad otsused erasektori investeeringute stimuleerimiseks ja nutikad tehnoloogilised lahendused on elamumajanduse tulevik. Iga riik on eriline oma kogemusega, mistõttu loodan, et meil on palju üksteiselt õppida. Teadmiste jagamine ja koostöövõrgustike arendamine tagab kõigile edu. Soovin teile viljakat konverentsi ning tervitan teid meie ilusas pealinnas Tallinnas. Loodan, et lisaks töisele konverentsile ja aruteludele jääb teil aega ka linna peal jalutada ning nautida varasuvist linnaloodust, mis ehitatud hoonestusele tervikliku rohelise raami annab.